tudengid investeerivad koolis, et mis siin toimub. Bolt ja Bolt on väga toredad äpid. Kunagi oli, vaata, 3 vaarika eest said nendele maalappi. Ja läheb ikkagi nüüd leib hommikul söömata, siis võib-olla ära investeeri seda raha. Hei kallid tudengid! Tere tulemast kuulama TalTechi üliõpilasesinduse ametlikku podcasti. Räägime tudengielust, erinevatest üritustest, tudengiorganisatsioonidest ja paljust muust. Seega, jää meie lainele. Tere varahommikut, kallid tudengid! Oleme tagasi järgmise osaga. Minust Margitist endiselt ei ole lahti saanud ja täna olen endale stuudiosse külla kutsunud tudengifondi, et rääkida veidi tudengite vaatevinklist rahast, selle säästmisest ja investeerimisest. Külas on, kui ei keegi muu, kui tudengifondi juht Karoliina Konno, kes õpib juhtimist ja turundust magistri esimesel aastal. Hei Karoliina! No tšauki-tšau, Räägi mulle siis, et kuidas tudengina raha säästa? Esimene päris hea samm on see, et sa saad endale sissetuleku. Okay. Et raha säästa võiks olla nagu mingi asi, kus see raha tuleb ka sulle. Okei, oletame, et kõigil on sissetulekud olemas. Suht key tudengitel on see, et ei tea, mis nüüd, kuhu raha läheb mingi kuu ja mida tegema peaks. Siis järgmine sutt oleks siuke, et mõtle läbi, mis sul on nagu essentials iga kuu, kuhu su palk läheb või sissetulek või whatever sa saad. Et mingi osalt tõenäoliselt läheb üürile, söögilaine. Ja siis pane endale kohe kuu alguses mingi kindel summa selleks funide ja väljaskäimiste ja sõpradega kohtumise jaoks. Kas sina pead enda funimiste eelarves kinni või? Kusjuures enamalt küll. Mingid kuud, nagu ma vastavalt kuule ikka enamalt tean, kui midagi tulemas on. Et ma tean, et juunikuu on täis jaanipäevasid ja suvemängusid ja kõike muud, et siis peab rohkem panema, aga vahepeal läheb ikka üle, et see on nagu inimlikkus ka, et igat oma nii-öelda sõpradega kohtumist ette ei hakka planeerima kuu alguses päris. Igat senti võib-olla ka kohe ei loe niimoodi, on ju. Aga veel, kui sul on need pandud põhimõtteliselt, siis tudeng peaks kõigepealt saama sissetuleku, siis vaatama, palju tal see sissetulek on, ja siis jaotama, kas on mingi protsendid ka, kuidas peaks nagu üks tudeng enda selle palga ära jaotama, et palju ta sinna säästmise või asjad alla peaks nagu lükkama? No, suht tasub vaadata kõigil enda eelarvele otsa ikkagi, et siuke kuldne lause on investeerimise säästmise kohta, et ära säästa raha, kui sa jätad nüüd mingid nii-öelda vajalikud asjad eluks ostmata. Et kui sul läheb ikkagi nüüd leib hommikul söömata, siis võib-olla ära investeeri seda raha. Et see on mu kindel lause, et kui sa nüüd järga päev ei saa osta endale süüa, siis ma arvan, et see 10 euri võib jääda sulle söögi jaoks ka. Aga mis mul endal on, ma tean, mul on iga kuu sama sissetulek, ma jagan selle suht alguses pooleks, ütleme nii, et pool läheb üüri elamise peale, muud vajalikud asjad koju, mingi söök koju, ja siis sealt läheb mingi summa läheb ka kohe söögiks, ma tean, et ma iga päev ei tee endal meal preppi kooli kaasa, ma käin koolis söömas, et siis ma tean, et ma ei osta seda arvet kogu aeg koju endale hunnik süüa, et teen meal preppi need. Ja siis pärast viskad ära. Ja siis viskan ikka vähe peal kõik ära ja siis ostan uuesti sama koguse, et nagu ma olen seda teinud, et ma ka inimene ikkagi, aga ma arvan, et kui sa jätad siuke 10% saad iga kuu kõrvale panna oma palgast, et vastavalt palgale, siis on suht hea algus juba, et sa saad seda iga kord tõsta, aga alguses siuke 10 tundub, mis inimesel niikuinii läheb kuhugi mõttetutele tegevustele tegelikult. Et kui sa mõtled enda sissetulekuid, enda kuud, siis ma võin safe to say, et 10% kõik laristavad täiesti mõttetutele asjadele. Jah, see on see, et emotsiooni ostud poes. Jah, emotsiooni ostud kas või see, et tead, et sa saad tegelikult kuskilt tudengiorgist tasuta kohvi, aga sa lähed ikka ostad kafeinet selle 6 eurose kohvi. Jah, selle karamelli mahjata jääga. Jah, ikka ostad selle. Siis juba on 6 euri päevas läinud, teed seda 5 korda päevas, 6 korda 5 nädalas. On 30 euri juba nädalas läinud, paneme selle korda 4. No vaadake, mis summa tegelikult läheb iga päev mingi kohvi peale näiteks, mida tegelikult kas sa pead selle kõige kallima kohvist ostma. Jah. Vahepeal peab endast ka nii-öelda õnnelikuks tegema, aga ma arvan, et kui sihtida seda eelarve planeerimist ja seda, et sa pane kuu alguses kohe 10 ära kuhugi kogumiskontode, et sa saad sealt ikka välja võtta, kui sul vaja on tõesti, aga pane see sinna ära lihtsalt, et sa tead, et sul ei ole seda raha tegelikult pangakontol enam.
ma tahtsingi järgmisena küsida, et mis oleks need kohad, kus seda raha siis nagu suunata, kui ongi meil, ma tean, et väga palju esmakursuslasi ja üldse tudengeid, kes meile praegu on nagu ülikooli tulnud, on väga investeerimisteadlikud, aga on siiamaani ka väga palju tudengeid, kes lihtsalt elavadki siis palgapäevast palgapäevani või söövadki enda kiirnuudleid, et see kiirnuudlite jutt tudengite seas ei ole ju niisama tulnud, et kuhu peaks siis nagu selle nii-öelda säästetud või selle kõrvale pandud raha panema? No selles mõttes, kui sa säästad raha, ütleme, et sul on iga kord justkui mõtlikult jääb kõrvale mingi raha, siis ära jätta seda pangakontole, sest raha väärtus kahaneb ja kui sul on 100 eurot praegu, siis mõtle, mis on nagu mõne aja pärast, et tõsta see kohe oma igapäeva arvelduskontolt kogumiskontole. See on kõige lihtsam viis, sa saad sealt ikka mingid summad kogu aeg teenid vaikselt tiksub, kui see kogu aeg mingi väike nii-öelda protsent tõuseb, siis mõtle, mis on mingi 10 aasta pärast, see 100 eurot. Mõtle, mis on mingi 20 aasta pärast. Ja teine hea viis on see pankadelt soovitus, nüüd on päris äkk, on see, et pange sisse endal pankades see, kus sa mingi, tol ümardab summat ja sa paneb kogu aeg nii raha kõrvale, et sa ise seda tähele pane. Siis ma nagu mu vanemad, ma eeldan, olid kunagi selle mul käima pannud. Ja nüüd, kui ma avastasin selle, et mul üldse see olemas on, ma olin mingi, vau, mul on päriselt ka mingi raha kõrvale jätud, vaata. Et täiesti nii, et sa ei mõtle selle peale, see on täiesti teine maailm, sul teeb äpp ära selle. Kas on ka see nüüd või? Minu meelest neil on see minu meelest peaks olema küll. Okay. Mu igapäeva panganduskonto on nüüd, aga enne oli ärme hakka sellest. Aga vähemalt pole andke andeks, kes on aga selles mõttes, et igalt poolt saad ikkagi oma tehingud tehtud ja kõik on hea. Ja aga jah, et lüüta enda lihtsalt mingid lihtsad asjad sisse, millega sa mõtlema ei pea. Et soovitalt on see, kui sa tead, et sul on näiteks palk üle 7.–8., et panegi sealt kohe mingi summa kõrvale. Et kui sa selle ära teed, siis sa tead, et okei, võib-olla üks kuu tuleb tõesti mingi suurem asi, mis osta tahad reisile minna, siis sa tead, et sul on ikkagi mingi raha kõrval selle jaoks, et sa ei pea nüüd hakkama nagu selles, või sa tead, et sa tahad minna näiteks suvel reisile, tahad seal ikka kulutada, et me kõik reisil sa ei pea nagu kiirnuudeid sööma, et sa oled reisil, siis sa tead, et okei, ma võib-olla säästan mingikud veits rohkem, et võib-olla ei osta alati väljas käies kõige kallimaid asju, mida ma leian ja võib-olla teen ühe kokteilibaaris vähem ja et nagu kui sa mingid miniatuurseid samme igapäevaselt teed, siis üldpilt tuleb sul nagu raha säästmine on palju parem. Ja. Ma tahtsin küsida veel muude lifehackide kohta, et sa rääkisid sellest, et ta ümardab sul summa ja siis paneb selle lõpu sul nagu sinna kogumiskontole, aga et mis veel võiks tudengile nagu kasu tulla, et meie oleme need inimesed, kes juba töötavad täiskohaga, ehk siis põhimõtteliselt me tegelikult ei olegi tudengid, me oleme vana inimesed, aga et need, kes poole kohaga nagu baka alguses näiteks on, et mis võiks nagu veel lifehackid olla nende jaoks? Lifehackid on see, et mõtle, kus sa saad siis oma kulusi kärpida veits, et enamalt ma võin kõigile öelda, et söök on kõigil enamus tudengitel kõige suurem. Ma arvan kõik esmakursused, ma ei usu, et nagu kui sa vanemaks, siis võib-olla on üür sul see põhikuluallikas ja mingi kodu, aga enamalt kõigil on tegelikult söök. Et siis kõige lihtsam sa viitsid alati teha on see näiteks diil, et sa 3 korda nädalas tuled oma söögiga ja 2 korda nädalas siis koolis ostad kooli lõuna, whatever, sa süüa tahad osta. Et kui sa selle lükk ära teed, siis sa juba säästad tegelikult veits rohkem. Et ma esmakursusel ma suht tean, ma ise ka ostan endale koju süüa. Ma tean, et ma saan nädala tegelikult söödud, saan, kui ma väga tahan 30 euriga. Ja kui ma selle 30 euri nüüd igaks toidu korraks jagan, siis sa ikkagi säästad. 30 euriga terve nädala söödud? Mida sa sööd? Või mis poes sa käid? Ma käin Maximas. Okei. Kodupood on Maxima. Jah, Maxima ja Prisma. Ma vaatan suht neid asju, mis on nagu juurviljad, on ju. Kui sa väga vaatad, siis seal on alati ka mingi leit on, mis on pakendatud ja siis seal on lahtised asjad, võtad lahtised asju, on ju. Võtan kõige odavamat riisi ja et ma suht olen leidnud selle viisi, et kuidas ma saan, nagu ma tean, et mul on toit kõige suurem. Ma tean, et mul on mingid nädalad, kui ma tean, et ma tegelikult nüüd tahan mingi nädal, et ma olengi ülikooli tudengiaktivismis nii sees, et ma ei jõua teha nagu süüa endale, siis ma tean, et okei, ma võib-olla ostan poest tavatoidukordi rohkem endale. Et siis ma tean, et okei, ma ei hakka seda arvelt endale nüüd koju süüa ostma. Et mul ei ole kapis, siis enamalt ei ole väga siukseid nii-öelda halvaks minevaid asju. Et mul ongi seal ainult üldvõnd hommikusöök mingid snäkid, aga mul ei ole seal võib-olla tõesti siukest nagu suurt toidukorda, millest ma teha saan. Teine lifehack, mis ma ütleks, on ka, et kui sul ongi kiire, siis sügavkülmutatud asjad.
et need pitsad asjad on küll kalliks läinud, aga selles suhtes, et need, mis saab nagu sügavasse panna ja kiirelt pärast nagu valmis teha, et see aitab ka nagu kaasa. Mul tegelikult oli üks lifehack veel, aga ma juba ei mäleta, mis see lifehack oli. Ja lifehack on see, et kui sa enamjaolt on Bolt ja Bolt on väga toredad äpid. Kui sa tead, et sa tahad raha säästa, siis ma tegin üks kuu lukki ära, ma kustutasin mõlemad äpid oma telefonist ära. Ma teadsin, et mul ei ole võimalust neid kasutada, sest ma elan kohas, kus ma tegelikult poodi kõnnin 8 minutit, autoga ma lähen sinna minut. Siis mul tekkis mõte, et okei, kui ma tahan päriselt säästa ja tahan veits raha kõrvale panna, siis ma võin poest minna endale süüa ostma. Et see ei ole nüüd nii ajakulukas. Et nüüd ma võin nüüd öelda, et nad on mu telefonis mõlemad tagasi, ma kasutan neid. Et on sellised väga trassid lükked, aga see ongi siuke, et kui sa tahad päriselt midagi teha, siis kustuta enda elus see ära, kus sa tead, et see on su nagu päriselt kuu ülisuur allikas. Et kustuta see nagu enda lihtsalt, nagu mitte kustuta, aga anna vähem võimalust endale seda teha. See on mugavusteenus fulli, nagu tulebki sulle. Mul on see, et ma elan praegu veel esimesel korrusel ja siis ma ei pea nagu isegi majast välja minema, ma lükkan nagu akna lahti ja võtan selle koti sealt, vaata. Aga lõppude lõpuks tegelikult on nagu see, et oma toit maitseb palju paremini. Aga vahest on vaja seda mingi vapi pastat või mingi pitsat, vaata, et lihtsalt ise ennast premeerida. Et see premeerimine on väga oluline, et me kõik, üks asi, mida ma olen just viimasel väga palju kuulnud erinevate inimeste nagu suust, et me kõik elame seda elu nagu ühe korra. Et siis, kus me peame nagu kõiki sente 24/7 kogu aeg lugema. No ma võin öelda, et ma igat senti tegelikult nüüd ei loe, et selles mõttes ma olen ikkagi see, et kui ma kellegile ma ei üldjalt ei küsi inimest, et eurot tagasi, et minu jaoks on see, et okei, ma ostsin sulle praegu näiteks jäätis, et sa osta mulle siis pärast jäätis. Kunagi, et teeme pigem siukest arveldust, et ma olen lähedaste sõpradega, ma olen parima sõbrannaga, me ei ole väga ammu üksteisele raha tagasi kandnud, meil on siuke, mõlemal me teame, et on mingi summa, mis on seal ja siis ongi umbes nii, et me oleme koos koolis, talle mingi okei, kuule, et sa mulle selle rahas võlgu, et osta, et ikkagi nagu seda ka, et hoia nagu, et investeerimine, raha säästmine, kõik on nagu vajalik, et ma selles mõttes pane oma raha kasvama, aga ära kärbi sellest oma elu kvaliteeti. Et kõige parem investeering või kõige parem tegu, mis endale teha saad, on see, et investeeri ise endasse esimesena. Et võib-olla, kui sul on tõesti nii, et sul jääb unetunnid tegemata, et mingeid tegevusi teha, mine varem magama. Et tee kõike muud enne, et sa tead, et sa inimesena oled täiuslikum. It's not that deep on üks asi, mille ma olen nagu kaasa võtnud, et isegi kui on nagu mingid probleemid, vahet pole, kas see on koolis või on see tööl, it's not that deep tegelikult. Nagu see, et ma selle mingi asja läbi kukkusin või see, et mingi probleem siin on, see ei mõjuta mind tegelikult 5 aasta pärast. Absoluutselt. Need on nagu nii pisikesed, nagu mingi kübemekesed on ja. Et see on asi, mis võibolla, samas on ka vanusega tuleb see asi, et kui olla seal nagu baka alguses võibolla, siis ma vaatan ka tagasi ja siis oli küll maailma lõpp, kui mingid kodutööd jäid tegemata ja nagu kogu see pool, aga tegelikult see ei ole nii hull, aga tehke enda asjad ära, see ei ole praegu promo selle jaoks, et ärge õppige nagu, et lihtsalt nautige elu ka. Kuid investeerimine on siuke suur sõna, millest on väga palju räägitud ja tudengifond ka siin völlab minna ja ma tahtsingi, et sa tutvustaksid rohkem kuulajatele, et millega see tudengifond täpsemalt tegeleb, et te olete praegu veel eriti aktiivsed. Me oleme hood täielikult sisse saanud. Tudengifond on siis Eesti esimene tudengite juhitud investeerimisfond, mis tähendab seda, et me investeerime päris raha päris finantsinstrumentidesse. Et me, kes seda cashi mängu teavad, meie jaoks on cashi mängu meie organisatsioon. Kui see panna ülilihtsalt, ülikõik, mis tähendab seda, et meie kõik liikmed, kaasa arvatud juhatus, läheb analüüsitiimidesse. Meil on omaette tiim, kes valib välja finantsinstrumendid, et mitte ainult aktsiad, et seal on ka kõike muud, et me analüüsime neid ja kuu lõpus toimub üldkoosolek, kus me siis kõik tutvustatakse neid, mida neid finantsinstrumente, kui me investeerida tahame ja siis tehaksegi üldkoosoleku häälte enamusega otsus, kas me investeerime või investeeri. Ehk põhiline on see, et me ei tee seda üldse sellepärast, et nüüd hullult siia TalTechile raha hakata kõrvale juurde tegema, pigem ongi see, et me tahame pakkudagi tudengitele seda, et nad saavad selle praktilise investeerimiskogemuse kohe ülikoolis või et nad saavad selle finantsteadlikkus, et kuidas
otsuseid teha finantsmaailmas, et meie otsustusprotsess on 6 aega, kui me analüüsime. Et see ei ole see, et ma võin kõigile öelda, kui sa ei ole investeeringut teinud, sa saad selle teha, ma arvan ära 5 minutiga. Osta lihtsalt mingi aktsia, aga kas see on hea, ma seda ei tea. Et kas see on nüüd see aktsia, mida sa pead oma portfellis omama. Et et ongi see, et oleks läbimõeldud otsus ja me nüüd selle aasta nii-öelda juhatuse sisene võib-olla lause on see, et me kõik tahame, et teooria käiks koos praktikaga. Et ülikoolis me oleme väga tugev majandusteaduskonnaga ülikool, mitte Eestis, vaid üleüldse maailmas, me oleme väga kõrgel tasemel, et meil on väga tugevad investorid on meie õppejõud. Et kõik saavad, et sa saad Liivamäe loengus käia, on meie jaoks suht tavaline. Me teame, et meil on need võimalused, aga me tahamegi selle võimalus, et oleks see haridus, oleks praktikas. Et kõik oskused on praktikas läbi tehtud. Ja sinna me sihime, me oleme nüüd tegutsenud. Detsembris saab see kõik aasta tegema meil alles tegevust, et enne seda oli kõik siuke juriidiline pool, et alles alguses, et Eestis on see siuke, et tudengid investeerivad koolis, et mis siin toimub, aga see on nagu mujal maailmas nii tavaline asi, et USAs on see igal ülikoolil. Seda on, ma nüüd just pidin tegema, kusjuures ma otsisin Euroopas, kes neid palju, mis riikides on. Lätis on, siis Rootsis on, Leedus on, minu meelest Hollandis on päris mitu isegi. Et neid on tegelikult Euroopas ka suht palju ja Saksamaa Münchenis on, käisime seal just, tahtsime nendega tutvuda, et see on tegelikult suht tavaline asi. See on lihtsalt Eestis, kuna see alles tuli, me nüüd üritamegi seda, et me näitame, kuidas see käib, et äkki mõni teine ülikool näeb ka, et investeerimine ja see, et tudengid võiks nagu raha kasvama panna on nagu loomulik asi, et nii-öelda üritame olla ka Eestis need teerajajad, et see finantshariduse investeerimine oleks see, et kõik kodus õpivad veitse teevad ja siis enamus inimestele, et on niisugune küsimärk, mis asi see investeerimine on. Ja, hakkad nagu lihtsalt katsetama ja siis kas põled või ei põle nagu. Et üritamegi põhimõtted näidata mitte ainult TalTechi noortele, vaid üleüldse Eesti noortele, abiturientidele, tudengitele, kõigile, et finantsharidus on asi, mis peaks kõigil olema. Et olemata see, kas oled sa IT-inimene, oled sa insener, oled sa arst, meditsiinis vahet ei ole, et ikkagi rahaga tuleb osata ümber käia tähendab, et sa teaks, ongi see, et sa tead, mis su kulud, mis su tulud on, et kus su nagu see raha tulevik on mitme aasta pärast, et ma eeldan, et me kõik tahame mingi hetk endale kodu osta ja kõik, et see ei tule nii nipsust, et ma nüüd täna otsustan, ma tahan kodu osta ja nüüd lähen... kunagi oli, vaata, 3 vaarika eest said endale maalappi. Aga täna see kahjuks nii ei ole, et sa pead ikkagi natuke tulevikku ka sihtima endal noorena, et ma arvan, et isegi meil on see päris hästi. Ja selles suhtes, et väga palju on, ma ütleks just TalTechis või üldse tegelikult Eestis väga palju räägitakse sellest, aga ikkagi on nagu väga paljudel küsimus, et mis asi see investeerimise lõpuks on. Ja viimaseks ma tahakski, et sa ütleksid nagu mingid paar nippi või paar nagu mõtte kohta, et kuidas teha seda mitte nii hirmutavaks investeerimist. Et kuidas tudeng, üks ongi see kogumiskonto, aga sellest edasi, kui me vaatame nüüd väärtpabereid ja aktsiaid ja krüptot ja nii edasi, et kuidas nagu sinna poole liikuda, et kui sa näiteks ei ole tudengifondis ja tahaksidki ise veits pusida. Kerge self-promo nüüd. Tudengifondil on tegelikult igakuised üritused ja meie üritused ei ole need, kus sa tuled, saad krõpsu süüa ja lähed ära. Et meil on ikkagi päris praktilised koolitused ja meil on iga kuu üks praktiline koolitus, mis ongi see, et on teoreetiline osa, meile viib läbi kas tudeng, keegi täiesti väljaspoolt ülikooli õppejõud, mingi teadlik inimene ja pärast seda tuleb praktiline pool. Et esimene samm on see, et vii oma teadmised sinna, kus sa päris jagad sellest maailmast. Mina hakkasin investeerima ülikooli alguses, ma olen 4 aastat ülikoolis olnud, ei ole nii pikk taust, kui on siin teistel inimestel, keda ma tean, et osadel on seal juba mingi 7, 8, 9. Esimene samm ongi see, et õpi selle kohta lihtsalt, et vaata, mis üldse on erinevad investeerimisvaldkonnad, ja neid on nii palju, et on aktsiad, võlakirjad, krüpto, kogumiskontod, pension on isegi, kinnisvara, ma ei usu, et keegi esmakursana nüüd kohe ostma hakkab, kui sa oskad, siis ma arvan, et see podcast ei ole sulle. Et ongi, et see tuttu sellega, mis sulle sobib. Et mina teadsin, et kui mina oma esimese investeeringu tegin, et ma ikkagi võtsin asja, mida ma kasutasin või mille kohta ma teadsin. Et mu esimene ost oli...
ei, Tallinna Vesi oli. Okei. Et ma vett ma kasutan, tundus nagu loogiline, veits teadsin selle kohta, et nüüd ma ikka veits uurin rohkem ettevõtete tausta ja kõike. Aga esimene samm ongi see, et alusta lihtsamasti, mine raskemaks, et ära kohe mine ostma USA börsi aktsiaid. Selles mõttes ma esimese sammuna, see võib hea olla, kui sa läbi otsinud ja kõike ja teinud, aga kui sa päris tea, siis alusta milleski, mida sa tead. Et see teadlikkus on suht key kõige juures, et oleks see otsus läbi mõeldud. Ja, et sa ei põletaks lihtsalt seda raha ära, mis sa sinna paned, sest et on öeldud, et see raha, mis sa nii-öelda investeerid, siis põhimõtteliselt arvesta sellega, et seda raha sul ei pruugi olla enam. Et see on kadunud raha, vaata. Kunagi omal ajal ma sain ka siin krüptot ostetud, Shibat ja ma ei tea, mis kõiki asju on ja. Et ma tegelikult nüüd polegi vaadanud, mis selle väärtus siis praegu on, aga siis buumis räigelt, siis oli ülitore, ma oleks võinud nagu välja võtta. Aga nüüd see on kopikate juures. Et ongi see, et see võib minna väga hästi ja see võib minna väga halvasti. Ja sellepärast ongi see, et mida teadlikuma otsused teed, mida rohkem sa oskad võib-olla vaadata suhtarvusid, erinevaid numbreid, mis ettevõtte taga on, seda rohkem sa oskad ka ette aimata, mis selle aktsiaga võib juhtuda, aga lõppkohtas keegi ei tea, mis võib sellega juhtuda. Tuleb üks koroona ja korras on ja. Jah, et sellepärast ongi see, et tutvu lihtsalt millegiga ja kui sa julge, siis aktsiatesse investeerimine ei ole ainuke viis, kuidas investeerida. Et see on väga kuidagi kõlama, ka mina esimesed aastad ülikoolis oli mingi investeerimine on aktsiatesse. Ja nüüd, kui ma olen tudengifirmis, ma olen mingi, nii palju muid võimalusi on tegelikult. Et tänapäeval on ka väga palju erinevaid allikaid, kus seda infot saada. Et on üritused, podcastid, artiklid, uudised, nii palju on seda. Et lihtsalt leia endale mingi allikas ja uuri selle kohta. Kõige lihtsam ma isegi võib-olla ütleks, et kirjuta ChatGPT-le vaata, et mis sa arvad või nagu aruta temaga, sest et ta võtab netipõhiselt neid asju, aga fact-checki igaks juhuks, sest et ChatGPT ei pruugi anda sulle nagu õiget vastust, aga et kui sa ei julge kellegi teisega nagu rääkida sellest, et siis sul on nii-öelda anonüümne sõber olemas. Jah, või siis TalTechis on nüüd tudengifond, kes ikkagi sihib sinna, et anda noortele tagasi seda investeerimisharidust, et meil on väga palju, kes oskavad, et vabalt kirjuta meile mingi küsimus, tule meie üritustele, küsi meie käest, et me jagame, meil on inimesi, kes teavad iga asja kohta midagi. Meil on selles mõttes väga palju neid, kes oskavad ja väga palju neid, kes ka alles õpivad. Ma nüüd võin ära öelda, et kui te meiega liituda tahate, siis me kahjuks hetkel vastu ei võta. Et sellega peab natuke ootama, aga jah, et ma arvan, et ongi see, et esimene samm, mida sa saad teha, on teadmistesse. Et see on nii su enda tööteadmistesse, mida sa praegu ülikoolis õpid, kui ka see on see, et mõtle läbi see, mida sa teed. Ja maailma avardamine nagu. Et üleüldse see kõik säästmine, investeerimine minu jaoks ongi see, et mõtle oma tegevust lihtsalt läbi korra. Istu kas või ise endaga tund aega maha ja vaata oma väljaminekuid. Tegin seda ükskord. Siis sul käib siuke reality check ära. Tee see ära, siis sa saad juba aru, et põhiline investeerimissoovitus on tõsta teadlikkust ja ära investeeri raha, mis sul päriselt nüüd nagu midagi tegemata jääb. Ja või siis mida sul ei ole. Et mida sul ei ole, et ära hakka selle nimel kellegi sõbralt laenu võtma, et see ei ole lahendus, et oma raha kasvama panna, et pigem mõtlegi läbi oma tegevused ja tõsta oma teadlikkust igas valdkonnas. Et tõetakse, et sa tead, mis pangakonto toimub, sa tead, et mis sul on need subscriptionid pangakontoga seotud, mida sa võib-olla ei kasuta, aga need võib-olla lähevad sult iga kuu maha. Et vaatagi korra lihtsalt oma rahale otsa, ma arvan. Ja siis liigu sealt edasi sellele, et sa hakkad uurima, mis investeerimisvõimalused on, mis üldse mingid terminid on. Sest neid terminid on nii palju, kui ma kõik siia paneks, siis ma võin öelda, et see, kes aru ei saanud, läheb kohe podcastis minema, et ma seda ka tegema ei hakka päris. Ei, väga head nipid ja kindlasti teadlikkus või üldse õppimine on nagu kõige alus, et isegi kui me seda nagu ülikoolis võib-olla ei mõista sel hetkel, kui midagi loengus räägitakse, et siis tegelikult see on see, millega peaks edasi liikuma. Ehk siis ma loodan, et kõik tudengid said enda küsimustele vastused ja kui ei saanud, siis Karoliina hea meelega tudengifondist vastab. Ehk siis teate, kuhu poole pöörduda. Aitäh, et sa tulid. Aitäh kutsumast. Minu oli väga siuke mõnus hommikupoolik vahva teemaga. Kell oli 9, kui me siia ruumi astusime, et see hommikupoolik on täiesti meie jaoks. Ja loodan, et teie ka nautisite ja kuuleme järgmises podcastis. Tšauki! Tšau!